Eelmise aasta lõpus täitus üks minu suuri eluunistusi. Kroonika tegi minuga persooni loo. Jah, ma ei unista eriti suurelt. Istusime maha intervjuuks. Esimese küsimusena ajakirjanik küsis, et mis tunne on 37-aastaselt peamiselt noortega koos komöödiat teha? Ma ütlesin, et ma olen 32, ta ütles, ei ole. Elektri hind on nii kõrge, et mu vanaema vaatab nüüd telekat vaiksem. Ei. Aga korra tõsiselt, kas ma olen ainukene, kes detsembri elektriarvet ikka veel tunneb? Okei, vaadates teie nägusid ja teades, kelle show'l me oleme, kas teie vanemad ikka veel tunnevad elektriarvet või? Mis elekter, millest on? Minu detsembri elektriarve saab kokku võtta viie Google'i otsinguga. Neist esimene oli, kui mul seda numbrit nägin, üritasin selle kohaliku valuutas ümber arvutada, tuli välja, et juba oli. Teine otsing, vaatasin, kas ma elektri abirahale kvalifitseerun, ei kvalifitseeru. Kolmas oli, millal teise samba kätte saaks, öeldi. Heal juhul septembris, 4. otsing oli tuludeklar, öeldi heal juhul märtsis, 5. otsing oli hästi odav nöör. Mul käis üks muusikust sõber külas, ütles, et Sander, sul on saunas täiega hea kaja. Mina ütlesin, et erinevalt meie valitsusest. Sest seal on halb kaja, vaata. See tunne, kui sõbrad jõid ilma sinuta. Parmu kadedus. Minge putsi, see oli rohkem väärt. Üks päev jalutasin bussi peale, nägin naabrinaine lükkab lund. Vana naine, see sulalumi ka, vaata, kui raske kuuled, mingi ragin, aru ei saa, kas labidas või selgroog on. Ja vaatasin, kurat, ma ei saa nii ka jätta, et ma pean ju appi minema, kus ma niimoodi. Ja siis läksin sinna, ütlesin, et jõudu. Loodan, et sai kergem. Olen mõelnud poliitikasse minna puhtalt sellepärast, et ma kuulisin, et mingid vennad räägivad presidendi otsevalimisest ja mulle tundub, et ma olen täpselt see vend, kes pulli pärast ära valitakse. Hommikul oleme kõik nagu mida vittu. Aga kui korraks üks tõsine asi ka siia tänase õhtusse, siis me ei ole valmis presidendi otsevalimiseks. Sõbrad, me ei ole selleks vastu. Te saate aru, et me valiks ju kohe Kalvi Kalle välja nagu. Mis oleks pärast hästi šokeeritud. Miks presidendi vastu võt Loksa drifti rajal nagu? Sest ta jalavõru ei luba sealt väga kaugele minna nagu.